Mina ütlen des. Mina ütlen oksu. Des. Oksu. Des. Oksu. Mina ütlen des. Mina ütlen oksu. Des. Oksu. Des. Oksu. Ribonukleiinhape. Des. Oksu. Ribonukleiinhape. Des. Oksu. Oksu. Ribonukleiinhape. Desoksüribonukleiinhape. Jah. Viimase biomolekulina käsitleme siis nukleiinhappeid. Neid on 2, DNA ja RNA. Alustame DNA-st. DNA on lühendsõnast desoksüribonukleiinhape. DNA on pärilikkuse aine, mida leidub igas elusorganismis. Lihtsamalt öeldes on see üks pikk molekul, mis kannab kogu meie geneetilist infot. DNA sisaldab juhiseid, mis on vajalikud organismide arenemiseks, kasvamiseks, ellujäämiseks ja paljunemiseks. Põhimõtteliselt on see nagu üks ülimahukas kokkupanemisjuhend. Teate küll, selline nagu mööbliga käib kaasas. Selline juhend on siis kaasa pakitud igasse meie rakku. DNA-ahel on väga pikk. Kui ma venitaksin ühes rakus oleva DNA täiesti sirgeks, siis oleks see umbes 2 meetrit pikk. 2 meetrit. Ja kui üksteise järgi panna kogu DNA kõigist minu rakkudest, siis kokku oleks selle pikkus umbes 2 korda suurem kui päikesesüsteemi läbimõõt. See on täiesti mind-blowing. Kuidas on võimalik pakkida midagi, mis on pikem kui mina, kokku nii pisikeseks, et seda silmaga ei näe? Nagu mida? Igatahes see ülipikk ahel koosneb väikestest nii-öelda ehitusplokkidest, mida kutsutakse monomeerideks. Need monomeerid koosnevad desoksüriboosist, fosfaatrühmast ja lämmastikalusest. Ja neid monomeere kutsutakse seetõttu ka desoksüribonukleiidideks, aga ka lihtsalt nukleotiidideks. Fosfaatrühm ja desoksüriboos on igas nukleotiidis sama. Nad on DNA molekulis omavahel ühendatud nii, et moodustavad ahelale tugeva selgroo. Iga monomeeri fosfaatrühm on seotud järgmise monomeeri desoksüriboosi jäägiga ja nende vahel on tugev kovalentne side, mistõttu on DNA üksikahela üks pool tugev ja hästi stabiilne. Kui fosfaatrühmad ja desoksüriboosi jäägid on molekulis suunaga üksteise kohal, siis lämmastikalused on suunatud küljele. Ja kui fosfaatrühm ja desoksüriboos on alati nukleotiidis samad, siis lämmastikaluseid on 4 erinevat varianti. A adeniin, C tsütosiin, G guaniin ja D tümiin. Need 4 monomeeri võivad olla DNA üksikahelas ükskõik millises järjestuses, kuid see järjestus pole juhuslik. See järjestus on aluseks organismi geneetilisele koodile, mis määrab tema tunnused. DNA on tavaliselt kaksikahela kujul. See tähendab, et 2 üksikahelat on omavahel ühendunud ja mõlema ahela nukleotiidide lämmastikalused moodustavad omavahel vesiniksidemed, mis hoiavadki kaksikkahelat koos. DNA struktuur meenutab keerduaetud redeli välimust ja seda kutsutakse heeliksiks. Desoksüriboosi jäägid ja fosfaatrühmad moodustavad redeli pikad küljed ja komplementaarsed lämmastikualused on siis redeli pulgad. See, et lämmastikalused on komplementaarsed, tähendab, et need on omavahel kindlas vastavuses. Adeniin on komplementaarne tümiiniga ja tsütosiin guaniiniga. Ehk kui ühes ahelas on A, siis täpselt samas kohas tema vastas on DNA ahelas nukleotiid T ja vastupidi. DNA kaksikahela üksikahelad on antiparalleelsed. See tähendab, et ahelad on kõrvuti, aga vastupidises suunas. Üks ahel jookseb ühtepidi ja teine teistpidi. Nagu enne juba mainisin, siis nukleotiidid on DNA-s kindlas järjestuses. Mõelge tähestiku tähtedele. Kui tähed on omavahel kindlas järjekorras, moodustuvad neist sõnad. DNA-ga on samamoodi. Kui nukleotiidid on nagu tähestiku tähed. Kui nukleotiidid järjestada kindlas järjekorras, moodustuvadki geenid. Üks geen on siis nagu üks sõna ja sõnadest moodustub kokku juhend ehk DNA. Geen ongi nukleotiidide järjestus DNA-s, mille põhjal sünteesitakse RNA-d
ja mille põhjal omakorda sünteesitakse valku. DNA on põhimõtteliselt nagu juhend, kuidas üks organism peaks olema kokku pandud ja kuidas ta peaks töötama. Ja seda infot antakse edasi põlvest põlve. Iga kord, kui rakk jaguneb, siis pannakse see juhend uutesse rakkudesse kaasa ja niimoodi läheb see info ühel hetkel ka vanematelt lapsele kaasa. DNA molekulid raku tuumas pakitakse valkude abil kokku, moodustades kromosoome. Kui DNA on lahti pakitud kujul, siis nimetatakse seda kromatiiniks ja see näeb välja nagu nuudlisupp. Kuidas aga saab DNA-s olev informatsioon valkudeks? Nagu juba mainisin, on selleks vaja RNA-d. RNA on ainus asi, mis suudab rakule selgeks teha, kuidas ja missuguseid valke DNA põhjal sünteesida. Ilma RNA-ta ei suudaks rakk täita oma eluks vajalikke protsesse. Põhimõtteliselt on RNA nagu sild DNA ja valgu vahel. Ilma RNA-ta poleks elu võimalik. Aga mis asi see RNA siis on? RNA on lühendsõnast ribonukleiinhape. Nii nagu DNA monomeerid koosnevad ka ribonukleotiidid 3 osast, lämmastikalusest, riboosist ja fosfaatrühmast. Ribonukleiinhape ehk RNA koosneb nagu DNA-gi monomeeridest. RNA puhul kutsutakse neid ribonukleotiidideks. 3 lämmastikalust on RNA-s samad, mis DNA-s. A adeniin, G guaniin ja C tsütosiin, kuid tümiini T asemel on RNA koostises U-uratsiil. DNA on kaksikaahelaline molekul, aga RNA on tavaliselt üheahelaline. Ka RNA sünteesimisel kehtib komplementaarssuspõhimõte. Tsütosiin C on jätkuvalt komplementaarne guaniiniga G ja vastupidi. Adeniin A on komplementaarne uratsiiliga U. RNA-sid on erinevaid tüüpe. Olulisemad neist on näiteks esiteks mRNA. M tuleb sõnast messenger, sõnumitooja. Eesti keeles kutsutakse teda ka informatsiooni RNA-ks. mRNA ülesanne on viia DNA-s sisalduv info ribosoomidesse. Sellest ka tema nimetus, informatsiooni RNA, annab informatsiooni. tRNA toob ribosoomidesse valgumolekuli sünteesiks vajalikud aminohapped. Sellest tulenevalt ka tema nimetus, transport RNA ehk lühidalt tRNA. rRNA ehk ribosoomi RNA kuulub ribosoomi ehitusse, sealt ka see rRNA ees, R-ribosoom, rRNA. RNA peaülesanne on edastada geenides sisalduv info tuumast tsütoplasmas asuvatesse ribosoomidesse, kus toimub valgusüntees. Ehk siis põhimõtteliselt, kui nüüd selle jutu juurde tagasi tulla, et DNA on juhend, siis ega sellest juhendist üksi kasu ei ole. Kui ikka pole kedagi, kes juhendit lugeda oskab, sellest aru saab ja mööbli kokku paneb, siis sinna karpise juhend koos selle mööbliga jääbki. RNA ongi siinkohal see lüli, kes oskab seda infot lugeda ja tõlgib rakule, et nii, nüüd järgmiseks see valk ja selleks on sul vaja seda aminohapet. Ja rakk on need, yes sir, ja asub valke kokku panema. Võtame nüüd veel kord kokku olulisema info DNA ja RNA kohta. DNA on pärilikkusaine, mida leidub igas elusorganismis. RNA on ülioluline lüli DNA-s talletatud geneetilise info tõlkimisel valkudeks. DNA ja RNA ahelad koosnevad väikestest nii-öelda ehitusplokkidest, mida kutsutakse monomeerideks. DNA-s koosnevad need monomeerid desoksüriboosist, fosfaatrühmast ja lämmastikalusest. RNA-st aga riboosijäägist, fosfaatrühmast ja lämmastikalusest. DNA-s on lämmastikalused adeniin, tsütosiin, guaniin ja tümiin. RNA-s on lämmastikalused aga natuke erinevad kui DNA-s. Adeniin, tsütosiin, guaniin ja uratsiil. Lämmastikalused on komplementaarsed. See tähendab, et lämmastikalused on omavahel kindlas vastavuses. Adeniin on komplementaarne tümiiniga ja tsütosiin guaniiniga. RNA-s puudub tümiin, selle asemel on uratsiil. DNA on tavaliselt kaksikahela kujul. RNA on aga üksikahel. Aitäh vaatamast! Kui sulle see video meeldis ja tahad selliseid rohkem näha, siis vajuta telli, otsi videoõps üles Facebookis ja Instagramis ja räägi meist kindlasti üles sõpradele, sugulastele ja tuttavatele. Anna meile kindlasti kommentaarides teada, kui video tekitas küsimusi või mõtteid. Ole mõnus, elame veel!